Tere! Tere tulemast, härra Helme. Nagu te teate, siis nii Riigikogu valitsuse liikmete tähtajalised lepingud saavad peagi läbi. Teie olete EKRE esimees, peaministrikandidaat, soovite saada Eesti Vabariigi peaministriks. Miks te tahate saada peaministriks? No väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et minu arvates on meil rong sisuliselt rööbastelt maha jooksnud ja ma tahaks selle rongi rööbastele panna, et rong sõidaks õige sihtjaama poole, milleks on rahvusriikluse säilitamine, aga mitte europrovintsiks muutumine, milleks on Eesti rahva osakaalu säilitamine vähemalt 70% ulatuses, nii nagu ta praegu enam-vähem meil on, mitte Eesti täisvalgumine kõikvõimalikku slaavlasi, neegreid, araablasi, jumal teab veel keda, et meil muutuks majanduspoliitika, et see majanduspoliitika muutuks inimese keskseks, sest praegu on ehitatud meie majandust inimeste arvel, mitte inimeste jaoks ja väga palju muid põhjusi. Aga põhimõtteliselt, et tõsta rong õigetele rööbastele. Kuulge, kas Eestis on midagi hästi ka? Muidugi on. Eestis on hästi see, et Eesti on Eesti. Aga no midagi veel. Kas on midagi sellist, mida te Eestis kindlasti ei muudaks, et midagi tänasest õigusraamistikust jääks ka alles? No põhiseadus jääb alles ja see, mida me tahame teha, on see, et Eesti hakkaks täitma oma põhiseadust. Mitte ei peaks ülemaks eurodirektiive ja sõprade õlale patsutamisega koos antud soove ja soovitusi. Väga lihtne. Põhiseadus. Täidame põhiseadust. Põhiseadus ütleb meile täpselt, mis riik on Eesti. Aga meil seda ei täideta praegu. Miks me Andres ja Oru Pearu omavahel kogu aeg kisklesid? No seal oli see vee maha laskmise teema vist, eks ole. Et kuidas kraavi kaevata? No vaadake, ega Tiibetis on väga hea vanasõna. 1000 munka, 1000 religiooni. Igal ühel on natuke oma arusaamine elust ja asjadest ja seda me näeme ka poliitikas. Kui seda ei oleks, siis meil ei oleks ju vaja erinevaid erakondi. Miks teie kogu aeg kõigiga kisklete? Aga ma arvan, et meiega kiseldakse. Ma arvan, et meiega hirmutatakse. Meile heidetakse ette, et meie hirmuta. Meie hirmuta. Me räägime asjadest nii nagu on. Ma toon teile ühe näite. Enne 2015. aasta valimisi me tõime päevakorda selle, et Eestist viiakse kapitali välja ja seda ei maksustata. Nüüd on see natukene muutunud. Maksustatakse, kuid mitte piisavalt, mitte kõiki operatsioone. Nüüd räägib sellest samast asjast Indrek Neivelt. Keegi ei ütle, et issand jumal, ta tahab, et investeeringud põgeneksid Eestist, et Rootsi pangad paneks uksed kinni ja nii edasi. Me oleme ajast ees ja me oleme ka praegu ajast ees. Me räägime asjadest, mis jõuavad tasapisi järele. Kui me räägime Eesti poliitika ekrestumisest, siis täna ma näen debattides igal pool, kuidas kõik on võtnud meie programmist mingisuguseid asju, mingid jupikesi ja presenteerivad seda kui mingit tohutu suurt töövõitu ja midagi väga uut. Enamik nendest asjadest olid päevakorral juba 2015 valimistel. Nii et meil on tohutult hea meel, et Eesti poliitika ekrestub ja et inimesed võtavad meie programmist seisukohti, millede koalitsioonilepingusse kirjutamine saab olema tänu sellele oluliselt kergem, kui muidu oleks. Kuidas te saite olla Moskvas suursaadik, kui te venelasi ja slaavlasi ei talu? Kust te seda võtate? Te just äsja ütlesite slaavlaste kohta midagi. Jah, sellepärast, et ma tahaks, et Eesti on Eesti, aga mitte, et Eesti on väike Venemaa. On sellest raske aru saada? Kuidas te saite olla üldse diplomaat, kui te kõiki võõraid vihkate? Kust te võtate, et ma vihkan kõiki Teie enda retoorikast ei, see retoorika on meile külge kleebitud. Seda teete ka teie praegu. Kleebite mulle külge retoorikat, mis ei ole mulle üldse omane. Ma ütlen väga selgelt. On üks ja unikaalne Eesti, mille kohta tilkagi Eesti verd omamata Ivan Makarov on öelnud, Eestil ilma eestlasteta pole mõtet. Ja see on ka minu seisukoht. Eestil ilma eestlasteta pole mõtet. Eesti ei ole Eesti. Kui siia tuleb aga see ju tähendab seda, et võõrad on pahad, no? Aga neid on ju siin piisavalt. Kas te tõepoolest tahate, et me lepiksime sellega, et Eesti muutub kogu muu maailmast kokku uhutud rahvastiku... Aga kust te võtate seda, et tuleb ja nii edasi? Aga kus see praktika on? Laske nüüd mul rääkida. Ma olen täna intervjueeritav. Ja kui meil möödunud aastal tuli võõrtööjõuna Eestisse, see on ebapiisav statistika, 22 000 võõrtöölist slaavi riikidest, siis see on väga tõsine murekoht. See on väga tõsine murekoht, eriti arvestades seda, et meil on kirde Eesti eestlastest tühjaks jooksmas. Ma valimiskampaaniaga seoses olen seal väga palju käinud. Meil on Tallinnas probleem. Tallinn vene keelestub päevalt. Ja siis te ütlete, et ma vihkan. Ei, ma ei vihka. Ma tahan Eestit säilitada eestlastena, eestlaste rahvusriigina. Ja kui see on vihkamine, no okei, nimetage seda vihkamiseks.
Aga diplomaadina või suursaadikuna Moskvas te muuhulgas ju tegelesite ka sellega, et piirileping vastu võetaks ja te teadsite juba tol ajal seda tehes ju, et tegelikult ei tule kõne allagi Petseri taguste maade tagasi saamine ja teie arvates tol hetkel oli see okei, aga täna see äkki ei sobi. Ei, te ei tea ju seda, mida minu arvates tol ajal oli. Te ei olnud istunud minu peas ega istunud ka seal laua taga. Tol ajal oli päevakorras väga selge see, et meile ütlesid meie liitlased, võtke piirileping Venemaaga suhetes päevakorrast maha. Meil oli vaja see maha võtta. Me võtsimegi maha ja saime NATO-sse ja Euroopa Liitu. See oli taktikaliselt tol hetkel õige. Aga sel hetkel, kui see ei olnud enam probleem, oli meil vaja tõsta uuesti keskmesse Tartu rahu ja Eesti Vabariigi järjepidevuse küsimus. Ja see, mida tegi Urmas Paet, sisuliselt viskas Tartu rahu ja Eesti järjepidevuse küsimuse prügikasti. Ja me ei ole sellega nõus. Olukord on muutunud. Ma toon teile jälle, ma olen ajaloolane, ma võin teile tuua väga palju näiteid sellest, kuidas riikide vahelised suhted muutuvad. Oot, üks näide. 20. aastatel Nõukogude Liit ja Saksamaa olid ühed kõige tihedamad koostööd tegevad riigid. Ja 12-15 aasta pärast olid nad omavahel sõjas. Rahvusvahelised suhted ei lõppe kunagi ja rumalad on need, kes ei oska rahvusvaheliste suhete muutumist hinnata ja sealt järeldusi teha ja poliitikaid muuta. Aga te mainisite seda alguses kohe, et Eesti ei tohi olla eurodirektiivide ori. Teie programmis on see, et korraldate Euroopa Liitu kuulumise üle referendumi. Te sisuliselt tahate Eesti Euroopa Liidust välja viia. Ei, mis pärast? Kust te seda võtate? Me korraldame referendumi. Teie retoorika on täiesti Euroopa Liidu vastane. Meie retoorika on Eesti kui rahvusriikide Euroopasse kuuluva riigi retoorika. Ei ole Euroopa Liidust lahkunud Ungari, ei ole lahkunud Poola, ei ole lahkunud Aga mis te sellest referendumist siis korraldate? Aga referendumi me korraldame selle Te ju näete, millise segaduse see on põhjustanud Suurbritannias. Suurbritanniaga on tehtud segadus Euroopa Komisjoni ja nende läbirääkijate poolt. Nad ise lahkuvad. Plus Suurbritannia oma valitsuse poolt, kes on äärmiselt saamatult, rumalalt ja rahva tahet ignoreerivalt läbirääkimisi pidanud. See, mida meie tahame, on rahvusriikide Euroopa. See, mida meie ei taha ja mille suhtes me korraldaksime referendumi, on unitaarriik või föderatsioon Euroopa. Ja 2003 ei küsitud Eesti rahvalt, kas te tahate minna Euroopa Liitu, mis on föderatsioon. Miks te niimoodi hämate? Ei, mina ei häma, teie hämate. Teie panete erinevad asjad. Te praegu ütlete, te tahate teha referendumi selle üle, kas on rahvusriikide Euroopa või föderatsioon. Programmis on see, et tahate liikmelisuse üle teha referendumi. Sest kui Eesti rahvas andis mandaadi Euroopa Liiduga ühinemiseks, siis andis ta mandaadi rahvusriikide Euroopaga ühinemiseks. Praegu me näeme, kuidas on võetud vastu terve hulk igasuguseid Amsterdami ja muid lepinguid. Las ma räägin lõpuni. Lepinguid, mis sisuliselt on viinud üha enam ja enam võimu koondumiseni Euroopa Komisjoni kätte, mis tähendab omakorda Euroopa bürokraatide kätte ja me ei ole sellega nõus. Ja kui meie valitsused tahavad Eesti põhiseaduse vastaselt poliitikat ajada Euroopa Liidus, siis tuleb küsida rahvalt. Praegu me näeme, et valitsustel hakkab ammenduma mandaat selle poliitika ajamiseks ja tuleb küsida rahvalt. Ja see on täiesti kooskõlas ka sellega, et me tahame sisse viia rahvaalgatuse ja referendumite süsteemi. Aga kui me sealt juhuslikult siis välja kukkume teie referendumi tulemusel, kas me siis saame hakkama üksinda? Aga see on Eesti rahva otsus sellisel juhul. See ei ole Raimo Poomi ega kellegi teise otsus. See on Eesti rahva otsus. Kui te seda ei aktsepteeri, siis milleks me üldse teeme referendumeid, milleks me üldse teeme valimisi? See on rahva otsus. Kas Eesti Eurovisiooni laul peaks olema eestikeelne? Ma üldiselt pooldaks, jah. Kas laulupeol võiks olla üks venekeelne laul? Ei võiks. Aga inglisekeelne? Üldiselt ei oleks soovitav. Ma arvan, et laulupidu on nii traditsiooniline asi, see on nii Eesti rahva pidu, et ta peaks selliseks jääma. Ma näen nende kõikide igasuguste venekeelsete ja ma ei tea, mis sohilikeelsete repertuaari katsetuste pakkumisega katsetust teha seda sama, mida me praegu näeme samm-sammult tehtavat. Rahvusriigist nihkumist kodakondsuspõhisele riigile ja sisuliselt ka laulupidude puhul laulupeo mõtte ja algse patriootilise manifesti hägustamist mingisuguse rahvusvahelise multikulti nähtuseks. Kas pigem Sünne Valtri või Nublu? Ma ei tea kummastki midagi. Te ei tea rahva lemmikutest midagi? Ma ei oska küll öelda ühtegi Nublu lugu ega ühtegi Sünne Valtri lugu. Ma tõenäoliselt on raadiost kuulnud, aga ma ei pane 2+2 kokku.
Kuulge, te klassifitseerite ennast lihtrahvaerakonnana. Ei klassifitseeri, te klassifitseerite. Kas te olete eliidierakond? Me klassifitseerime ennast eestimeelse erakonnana ja siin ei ole eliidi ega lihtrahva vahel vahet. On meie hulgas nii liikmete kui toetajate hulgas, näiteks Ülo Vooglaid teeb meile, just tegime ära videoklipi, kus ta teeb üleskutse hääletada meie poolt. Kas ta on lihtrahvas või on ta eliit? Suur osa teie toetajatest on siiski Lõuna- ja Kagu-Eestis. Et minu küsimus seal eliiti ei ole või? Minu küsimus teile on, et kui te tahate olla rahvalähedane erakond, mis värk on teil nende kaabudega? Te mõlemad oma poja Martiniga käite valdavalt ringi kaabudes. Mis žest või sõnum see on? See on nüüd jälle niisugune suunatud küsimus, aga miks te hommikuti konjakit joote ja kõige selle juures veel kaamelid olete? Kas me ei tohi kaabuga kanda või? Vastake huvitavalt. Seepärast, et mulle meeldib kaabu. Väga lihtne. Mulle meeldib kaabu. Ma vahetevahel näiteks koduseid töid tehes panen pähe soni. Vahetevahel, kui ma lähen parki puid tegema, panen ma pähe hoopiski kui te tänaval kohtate daami, kas te kaabud kergitate? Kui ma tervitan, siis kergitan. Mis teie arvates on, mis on teie arvamus, kas naised on sama võimekad vaimselt kui mehed? Ja see sõltub ikkagi indiviidist. Me ei saa tekitada siin mingisuguseid gruppe, et naised on võimekamad kui mehed. No, nii see asi lihtsalt ei käi. Vaimselt võimekad. Naised on vaimselt täpselt sama võimekad kui mehed. Andekas naine on kindlasti andekam kui andetu mees. Ja andetu mees on kindlasti andekam kui andetu naine. Nii et võtame ikka indiviidi põhiselt. Kogu teie selline toetuse mobiliseerimise meetod seni on olnud kuidagi nagu võitlemine. Võitlete millegi eest ja niisugune nagu rünnak või sõjakas olek, kaitseasend, rünnak ja nii edasi. Aga valitsusjuht nii oma meeskonnas valitsuse sees kui ka kogu rahvaga tegelikult peab hoopis kaasa tõmbama, innustama ja positiivselt tõlbama. Aga seda te ei ole kunagi teinud. Et kuidas te kavatsete seda teha? No mis te nalja teete või? Mis te arvate, et ma saaks olla juba 6. aastat erakonna esimees, kui ma ei innustaks, ei tõmbaks kaasa ja ei looks meeskonda? See ei oleks võimalik. Mis te arvate, kui te tõite siin selle diplomaadi ameti ja kas te arvate, et ma sain suursaadikuna olla, kui ma ei oleks osanud delegeerida, inimesi innustada, tööle panna, neid kontrollida? Ma arvan, et minu juhi kogemused on üsna suured ja et ma ei ole halb juht. Aga siiski, kuidas te nagu kogu rahvast kaasa tõmmata? Praegu oma erakonna suures osas te olete ikkagi nagu selles mõttes kaasa tõmmanud väga hästi. Teil on väga aktiivne liikmeskond, mida teised võivad end kadestada, aga see on ikka selline nagu ongi nagu võitlusüksus. Nad on võitlevad ikkagi selle mingisuguse eliidi või senise poliitika vastu. Aga kuidas te ja mille nimel te paneksite inimesed võitlema Eesti valitsuse poolt? Me olemegi pannud võitlema inimesed Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmise eest, Eesti rahvusriigi püsimise eest, Eesti moraalse kompassi mitte hajumise eest, kõikide nende niisuguste väga põhimõtteliste väärtushinnangute eest. Aga ma näen, näiteks, ma ei tea, miks Delfi Päevaleht tegi sellise asja, ma saatsin paar päeva tagasi artikli, et tõepoolest meie väärtushinnangud Reformierakonna väärtushinnangutega ei kattu. See pandi üles õhtul kuskil mingisugune kella 8 paiku, püsis seal paar tunnikest, siis võeti maha. Ju siis inimesed ei lugenud seda. Miks ta ei võinud olla kauem, et inimesed saaksid anda oma hinnangu, et tõepoolest näed, EKRE ütleb niimoodi, EKRE juht ütleb, et väärtushinnangud on nii ja need ei kattu teiste väärtushinnangutega. Härra Helme, väga hea, mis selle nõud. Palun öelge 2 oma tugevust liidrina. Liidrina? Just. Sirgjoonelisus, jõulisus ja ma võin neid veel lisada. Okei, väga tore, sellepärast, et kui te tahtsite teada, miks rahvas ei saa uurida, meie uurisime rahva käest, millise omadustega rahvas teid seostab. Ja kui te nimetate, siis tõepoolest järeleandmatu olete te. Aga mida teil puudu on, mida rahvas vähem nimetab, on koostöövõimet, kompromisside leidmise oskust, samuti satute te kergesti skandaalidesse. No skandaale väärid teie, lugupeetud ajakirjanik, meile pähe. Ma olen küsinud seda sotsioloogilise küsimusega esinduslikult valimilt. Mida te täpsemalt küsisite? Miks rahvas arvab, et nii sellepärast, et selline kuvand on tekitatud meile peavoolumeedia poolt ja see kuvand ei vasta absoluutselt tõele. Ma olen diplomaadina tõestanud, et ma olen väga paindlik, oskan kompromisse leida, oskan leida koostöövõimalusi ja olen seda ka poliitikas näidanud. Aga kuvand, mida ka teie praegu püüate võimendada siin, on see, et ta on konfliktne, ta on agressiivne. Ma olengi konfliktne ja agressiivne, kui minuga ollakse konfliktne ja agressiivne. Ma ei ole pehmo ja ma ei kavatsegi pehmo olla.
minust ei tehta pehmot. Inimesed ütlevad ka, et või väga vähesed inimesed, kõik väga hale protsent, 4% ainult arvab, et te toetate avatud ühiskonda ja Eesti avatust maailmale. Et mis see tähendab, mis see avatus teie meelest on? Minu meelest on see, et Eesti osaleb rahvusvahelises koostöös, kaupleb rahvusvahelisel tasandil, müüb oma kaupu sinna, ostab ja toetab seda, teeb rahvusvahelist koostööd. Kus me selle vastu oleme? Kust te võtate, et me selle vastu oleme? Näiteks muuhulgas mulle tundub, et te ei ole nõus panustama üle Euroopa väga suure probleemi, milleks on siis rändeprobleem kollektiivsesse lahendamisesse. No, aga seda ei olegi võimalik kollektiivselt lahendada, kui osa Euroopa riike arvavad, et sisuliselt peab tekitama piirideta maailma. Aga lugege, kulla sõbrad, Euroopa manifesti, mille on kirjutanud Daniel Cohn-Bendit, eks ole, ja Guy Verhofstadt, liberaalide ja roheliste liidrid. Ja see ütleb väga selgelt, Euroopa suurim vaenlane on rahvuslus. Euroopa peab arenema rahvuste järgsesse ajastusse. Jätke see, teie konservatiividel on Europarlamendis Euroopas tunduvalt suurem võim kui nendel liberaalideks. Kõige väiksem poliitiline eurokonservatiivid, need ei ole rahvuskonservatiivid ja siin on oluline vahe. Ja kui te seda olulist vahet ei näe, siis te olete poliitiliselt pimedad. No, kindlasti mitte. No, see on teie arvamus, minu arvamus on vastupidi. Lugupeetud kandidaat, kui teie saate peaministriks, kas võtaksite valitsusse ministriks homoseksuaali? Teate, ma arvan, et see ei ole mitte tema seksuaalse sättumuse küsimus, vaid tema kompetentsuse küsimus. Taate, ma ütlen teile, mis on meie kriteeriumid ministrikandidaadile. Esiteks, minister peab olema oma valdkonnas kompetentne, et ametnikud teda oma pilli järgi tantsima ei paneks. Teiseks, minister peab olema paras terminaator, et tema paneks ametnikkonna oma pilli järgi tantsima, et ministeerium täidaks poliitilisi juhtnööre, mitte minister ei täidaks ametnike juhtnööre. Et need on kaks põhilist. Nii et homoseksuaal on teretulnud? Me ei ole homovihkajad, me oleme homopropaganda ja eriti selle lasteasutustesse, koolidesse viimise vastu. Ja perekonna redefineerimise vastu, perekonna nii-öelda uute mudelite normaliseerimise vastu, sest et kui te tahate, et Eesti riik säilib, siis on sellel ainult üks selgroog. See on Eesti rahvas, mis peab kasvama ja see tähendab, et lapsed tulevad ikkagi heteroseksuaalsetest perekondadest. Võtke heaks või pange pahaks. Teil on ka väga hästi sihitud sõnumid, mis inimesi puudutavad ja kõnetavad tavaliselt. Küsimus on, et kui palju te tegelikult ise oma seda juttu, mis te kogu aeg räägite, päriselt usute ja kui palju see ongi selleks, et inimesi mobiliseerida? Aga kas ma räägin praegu ebausutavalt? Ma arvan, et ma räägin täiesti usutavalt seda, mida ma räägin. Ütleme, ma siiski küsiksin, millises universumis on ikkagi see homopropaganda lasteaedades ja õppeasutustes nagu Eesti päris probleem? Aga see on probleem, millega tuleb hakata tegelema juba enne, kui see muutub päris probleemiks. Vaat meil on Eestis selline tore suhtumine, et kõigepealt loome probleemi ja siis hakkame seda lahendama. Me tahaks ikka probleeme hakata lahendama juba enne, kui see probleemiks muutub. Okei, aga millises universumis on Eesti vähem suveräänne kui Serbia või Armeenia või Tadžikistan? No ma ütleksin niimoodi, et Eesti on oma suveräänsusest uskumatult ja lubamatult suurel määral ära kinkinud. Ja teate, mul on ikkagi päris suur elukogemus ja 2000. aastate algul käisin küllaltki palju Euroopa Komisjoni, õigemini Euroopa ministrite nõukogudes ja istusin laua taga ja nägin, missuguse raevuga tihti peale, missuguse veendumusega, missuguste argumentidega võitlevad riigid oma huvide eest. No toon ühe näite. Olime ükskord põllumajandus- ja kalandusministrite nõupidamisel ja kui lauda ei oleks vahepeal olnud, siis ma arvan, et hispaanlased ja britid oleks üksteisele läinud kätega kallale. Sest kalastusküsimuses, kus vetes, mis vetes, kui palju. Aga see ju näitab seda, et Euroopa Liit seda Eesti ei tee. Selles see probleem on, aga meie teeksime. Aga kas te teate või tegelikult te ju teate, et Eesti on ühe inimese kohta Euroopa Liidust kõige rohkem toetusraha eelarve, just mitte toetusraha, vaid eelarve raha igas mõttes saanud riik. See on äärmiselt kahetsusväärne. See on äärmiselt kahetsusväärne. Ja see näitab lihtsalt seda, et meie inimesed, meie juhid, meie valitsused on seisnud Eesti huvide eest hästi. Vastasel juhul poleks see nii juhtunud. Esiteks ma ütlen muidugi selle peale, et see jutt ei vasta absoluutselt tõele. Me oleme maksnud ka ära väga suure hulga sinna tagasi. Teiseks need toetusrahad on läinud 4 korda vähem, kui me
oleme sinna sisse toetusrahad maksnud. on läinud ka tagasi küll traktoritootjatele, küll igasugustele muudele tootjatele, sest need toetused on tulnud siia selleks, et me ostaksime seal toodetud kaupu ja teenuseid. Seda esiteks. Teiseks, see, et me oleme saanud nii palju raha, on äärmiselt kahetsusväärne. See on toonud Eestisse korruptsiooni, mis ulatub kõige madalamalt tasemelt kõige kõrgemale tasemele. Seda korruptsiooni ei olnud Eestis enne Euroopa Liidu uurimust see välja ei tule. Härra Helme, te räägite väga sellest, et te räägite sulatõtt ja ainult tõtt ja olete ma tsiteerin teie intervjuust 31. detsembril. See, et me tõstame 100 eurot pensioni, kõlab propagandistlikult jõle hästi. Praktikas, kes natukene riigieelarvest midagi teab, saab aru, et see on jama. Õhtulehest 6 päeva hiljem avaldasite oma programmi, kus tulite välja kõige suurema pensionitõusuga, lüües ära isegi Keskerakonna, Reformierakonna ja teised. No, see oli ette arvata, et te tulete rahade kallale. Aga teate, kust see tuleb? See tuleb selle sama korruptsiooni väljajuurimisest. See tuleb kokkuhoiust. Teate, kui palju me maksame igasugustele nii nimetatud non-governmental igasugustele organisatsioonidele. No siiski üsna vähe võrreldes pensionikuluga. Kokku 250 miljonit. Kokku 250 ja me ei ole kunagi teinud saladust sellest, et me võtame ka laenu. Me ei ole kunagi sellest saladust teinud ja me käivitame majanduse. Kui te arvate, et 2 + 2 on 4, siis te eksite täielikult. 2 + 2 võib olla ka 3, nagu me näeme meie maksupoliitikas praegu. Laenudest sündis kõige suurem kriis Euroopas. 2 + 2 on 3, kui tõstetakse makse liiga palju ja need maksud hakkavad laekuma naaberriikidesse, nagu meil praegu, või naaberriikide turistid jätavad siia tulemata ja oma raha siia toomata. Need on ju faktid. Me oleme kaotanud vähemalt 500 miljonit nende rumalate maksuotsustega ja see 500 miljonit on tulnud meie inimeste arvel muide. Ja kui te hakkate mulle nüüd rääkima, et raha ei ole, aga kui palju me põletasime ära raha Estonian Airis? 100 miljonit peaaegu. Kui palju me põletasime ära Auveres? Ka kuskil 25 miljonit või midagi taolist. Kui palju me oleme praegu... Las ma lõpetan. See kõik on õige. See kõik tähendab seda, et see on raha, mis peaks minema ühiskonda, inimestele, reinvesteeringuteks. Aga te tulete välja mingi 2 + 2 on 4, see absoluutselt ei... Teie tulite sellega välja, ma tsiteerisin teie enda sõnu. Härra Helme. Ma ütlen, miks? Väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et teised ei näita ära neid allikaid. Ka teie ei näidanud seda ära. Meie näitame selle ära, kui tulevad majandusdebatid. Väga hea. Härra Helme. Kohustuslik küsimus Eesti peaministrile. Mis asi on blockchain ehk plokiahel? Ma ei tea, mis see tähendab. Selge. Millal te viimati vahetasite oma auto, kontrollisite õlitaset? Paar päeva tagasi. Kas oli korras? Ma kallasin natuke juurde. Teie abikaasa Helle-Moonika Helme on üks 2 naisest, kes on valimisringkonnas esinumber. Ta on hästi sõnakas ja sama jõuline nagu teie, nii sotsiaalmeedias kui mujal avalikes esinemistes. Kelle sõna kodus maksab? Selle kohta küsiti mu käest kuskil, et kelle jalas on püksid ja ma ütlesin sellele, et üks säär on minu jalas, teine säär on tema jalas. Ma ütleks, et meil on selles mõttes tohutult hea tiim poliitikas, aga ka muidu. Et te ei ole kodus tuflialune ja ei ela ennast välja Toompeal. Mis te nalja teete või? No ma lihtsalt küsin. Vastake mu küsimusele. Tuflialune ei ole minu naine, minu tuflialune ei ole mina tema tuflialune. Ma hakkasin teile ütlema, me harutame väga põhjalikult asju läbi. Ja kusjuures teeme tihti peale ka neid majanduslikke kalkulatsioone, mida me saame endale lubada, mida ei saa lubada. Kui me maja vahetasime, siis me tegime väga põhjaliku majandusliku kalkulatsiooni näiteks. Mitu naist võiks olla teie poolt juhitavas valitsuses? Ma ei oska seda täpselt nüüd öelda, aga ma arvan, et neid oleks kindlasti kusagil 3-4. Härra Helme, Jüri Ratas ütleb kindlal häälel, et tema EKRE-ga valitsuskoostööd ei tee, kui EKRE oma põhimõtteid ei muuda. Samal ajal teie ütlete, et Ratas ja Keskerakonna inimesed käivad teie juures kätt andmas, sõbralikult rääkimas ja lubamas ikkagi seda, et me teeme koos teiega valitsuse ära. Kas teie, Mart Helme, valetate? Ei, mina ei valeta midagi, täpselt nii see on. Kas Keskerakonna inimesed siis valetavad? Vaadake, mina tean nii palju, ma võin teile seda öelda, et Keskerakonnas on 2 leeri. Üks leer, kes ütleb, et Reformierakonnaga ei tohi mitte mingil juhul teha koalitsiooni, sest kui Reformierakonda koalitsiooni ei võta, siis Reformierakond hakkab kisklema, hakkab lagunema ja järgmistel valimistel on nad marginaalne jõud. Ja teine pool, ja see pool, kes on Reformierakonna vastu, ütleb, et teeme koalitsiooni EKRE-ga. Nii, on teine pool, kes ütleb, et mitte mingil juhul ärme EKRE-ga teeme, sest et EKRE poliitikud on liiga jõulised ja panevad meid oma pilli järgi tantsima ja peale selle meil on oma Brüsseli ülemustele väga raske seletada, kuidas me sellise populistliku ja paremäärmusliku jõuga teeme ühist valitsust. Et seal on 2 leeri ja need 2 leeri omavahel hõõruvad ja võitlevad, aga ma ütlen teile,
see selgus saabub tõenäoliselt kuskil 4. märtsi. Vaatame siis, kellega te teete. Täpselt. Aga me teeme valitsuse niikuinii, sest see isegi kui pannakse kokku valitsus kuskil märtsikuus, siis see valitsus ei püsi kuigi kaua. Nii, kiire otsustamise üles, peaminister peab otsustama hästi kiiresti. Teil on 20 sekundit aega, siin on 5 teie konkurentide nime, järjestage nad palun selle järgi ülevalt alla, siia pange see nimi ja poliitiline jõud, kellega te kõige meelsamini teeksite koostööd ning viimaseks asetage see, kellega te kõige vähem meelsamalt teete seda. Aga need on siis ülejäänud peaministri kandidaadid, teiste erakondade juhid. Ma saan aru, ma tean, kes nad on. Juhuslikult tunnen neid nimesid. Kumbale poole ma panen nüüd need nime... Pange enda poole. Enda poole, okei. Ma tahan teile ühte asja öelda, et see ajakirjanikud pidage alati meeles, et parlamentaarne matemaatika käib 101 piirides ja valitsuste kokkupanemine sõltub sellest, kui palju keegi on hääli saanud. Absoluutselt, aga te saate praegu öelda... Ja siin on veel üks väga oluline moment. Mida vähem partnereid koalitsioonis, seda parem. Nii et see sõltub ka suuresti sellest, missugune on jõuvahekord üldiselt. Absoluutselt, aga me nüüd küsime, et kellega teil meeldiks koostööd teha? Milline on teie ideaalmaailm? Minu ideaalmaailm on, et me teeksime valitsust üksinda. Aga see tõenäoliselt seekord veel ei juhtu. No ma arvan, et ega mul siin väga palju valikud ei ole. Et ma panen ikkagi niimoodi. Jumal hoidku küll. Ütleme, paneme siis niimoodi. Nii, selle ülesandega saite te hakkama. Jüri Ratas esimene, Helir-Valdor Seeder, Kaja Kallas, Jevgeni Ossinovski, Kristina Kallas. Meil on, te pole esimene... Ma üldiselt arvan, et see siia laua peale üldse ei tule. Aha, väga hea. Te ei ole esimene, kes on neid reastanud ja ausalt öeldes millegipärast teised jätavad teid kõige viimaseks. Miks see nii on? Sellepärast, et nad on argpüksid. Sellepärast, et nad kardavad muutusi. Sellepärast, et nad kardavad, et meie paneme tõepoolest ekrestame kogu poliitika ja nad jäävad selles valitsuses meie kõrval varju. Nii nagu on opositsioonis jäänud meie kõrval täiesti varju Reformierakond, kes on pärast Marko Mihkelsoniga ühinemist 31 liiget, meil on 8 pärast Ernitsa liitumist, aga meie dikteerime agendat. Meie oleme aktiivsed opositsioonis ja samal ajal, kui see Reformierakond on seal selline, et no ei tule eile meile ausalt öeldes. Viimane küsimus, härra Helme. Mis on teie palgaootus? Mul ei ole palgaootust. Kas te tahaksite tasuta teha peaministri tööd? Ei, aga mul ei ole selles suhtes, kas ma saan 3000 eurot palka või saan ma 4000 eurot palka. Ausalt, mul on jumala suva. Suur tänu teile. Nagu te teate, siis... Tulemused antakse kandidaatidele teada kõigile ühel ajal, avalikult, läbipaistvalt 3. märtsi südaööpaiku. Aitäh! Aga palun. Aitäh! Need samad jutupunktid, mis alati. Jah. Ma tahtsin sama öelda, et vana hea Helme täiesti olemasoleva toetusega. Eesti Päevalehe küsitlustes on ta olnud umbes 10% inimesti on pidanud teda parimaks peaministri kandidaadiks. Seejuures on ta alati olnud 3. Ma arvan, et nende inimeste muide vähem arvavad, et ta sobib peaministri kandidaadiks, kui on EKRE-l toetust. See on huvitav märk, aga ma arvan, et nende inimeste heaks arvan, et võib ta jätkata küll. Ma arvan, et anname talle võimaluse, sest et see oleks väga hea, kui nad võimule saaksid, siis me näeksime, millega nad tõeliselt ja tegelikult hakkama saavad. Kas nad kartillistuvad või mitte?